Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu saatekülaliseks on nagu alati tubli mees, Eesti mees Andrus Sukles. Tere, Andrus! Tere, Toomas! No juhtus sedasi, et peeti väga pikalt ei peetud, aga siiski peeti läbirääkimisi USA ja Iraani vahel. Käidi siinpool ja sealpool ookeani ja lõpuks leiti mingisugune lahendus, et Iraan laseb Hormuzi väina lahti ja Trump teeb kõik selleks, et Iisrael ei pommitaks Liibanoni linnu ega ei ründaks maavägede tema maid. Mis läks viltu? Kus läks viltu? Kes tegi viltu? No nagu sa, Toomas, tead, on ju ajalugu, nii-öelda lühiajalugu meile selgelt näidanud, mida siis ka Vene välisminister Lavrov on väga selgelt välja öelnud, et Ameerika on kokkuleppe võimetu, kokkuleppe impotent, et ükskõik mis sa nendega kokku lepid, ega nad seda ju ei täida. Noh, ja isegi kui me nagu meenutame siin neid seda kahte sõda, mis siis oli 12-päevane sõda, siis kas 39 või 40 päeva, mis nüüd oli siis 26. aastal, eks ju 12-päevane sõda oli 25. aastal, siis samal ajal ju ameeriklased rääkisid ju läbi, eks ju, ja läbirääkimiste ajal salakavalad selja tagant ründasid. Ja noh, ärme unustage seda, et nüüd selle viimase siis nii-öelda 40 päeva sõjas nad alustasid seda läbirääkimiste ajal ja tapsid siis kogu Iraani juhtkonna. Ja nüüd, kui siis, eks ju, siis selle ajatollah Khamenei matused olid, mis käisid päris mitu päeva ja noh, väidetavalt käis seal kokku üle 40 miljoni inimese, mis tundub suur number, aga kuna ta oli erinevates linnades ja viimane oli, eks ju, Mashhad, kuhu ta siis maeti, mis ta on ta kodulinn, siis paljud inimesed, kes sinna tahtsid matustele tulla, ei saanud tulla, sellepärast, et ameeriklased pommitasid ühe väga olulise silla seal puruks, mille kaudu siis rongiliiklus sinna Mashhadi liiklus. Ehk siis, et ja miks see põhjus oli? Põhjus oli selles, et noh, ameeriklased arvasid, et iraanlased on siis nagu okupeeritud sellega, et neil on selle juhi matused ja tema perekond, terve perekond maeti. Et siis nemad on kavalad ja viivad siis mõned laevad läbi siis Omaani poole sealt Hormuzi väinast läbi. Eks ju, noh, iraanlased muidugi ju nägid seda ja ütlesid, et nii kohe mitte ei lähe, sellepärast, et meil on see üksteise arusaamise protokoll number 5 ütleb, et kogu Hormuzi väin on Iraani kontrollida ja läbilastused on vaja kõik iraanlastega kokku leppida. Ameeriklased arvasid, et nad jube kavalad, et nad arvavad, et nende iraanlaste tähelepanu on hajutatud ja et siis nad andsid siis Saudi Araabia, Katari ja laevadele siis, et davai, et meie katame teid, et sõitke nüüd läbi. No, loomulikult iraanlased panid neile siis paugud ära, ütlesid pöörake tagasi, kui nad ei kuulanud, siis lasid droonid nende pihta ja noh, laevad pöördusid tagasi. Ameeriklased jällegi siis selle peale ütlesid, et oi, meil on vaja nüüd näidata, et mida me oleme võimelised tegema. Nagu ma sulle ütlesin, et nad pommitasid tsiviiltaristut, 2 raudteesilda, üks siis, eks ju, mis viis neid matuselisi sinna Mashhadi linna ja teine, mis oli siis Turkmenistani ja Kasahstani ääres, mis siis oli nagu Hiina siidi selle uue teemise liinlaste poolt ehitatud ja siis trade, see on siis see kaubandus Hiinaga käis läbi selle. Nii et ja neid sõjaväe ja objekte ka ja Busheri aatomijaama lähedale lasti isegi rakett. Noh, iraanlased loomulikult siis kohe andsid vastulöögid, rünnates, eks ju, Kuveiti, Bahreini, Jordanit, Ühendemiraate ja Katari ja ka esimest korda üle hulga aja Omaani ja milleks, sellepärast, et ameeriklased olid sinna püsti pannud siis oma selle, mis on siis need raadioluure ja siis nende droonisignaalide mahasurumise keskkonna pluss laeva remonditöökoja ja siis muidugi iraanlased lasid need nagu puruks. Ehk siis, et nagu sa tead, ameeriklased ei ole võimelised sõna pidama ja noh, iraanlased nüüd järjekordselt näitasid siis neile koha kätte ja samas nad sulgesid ka Hormuzi väina, nüüd ei seal keegi läbi
ennem ju laevad sõitis sealt läbi muidugi iraanlastega kokkuleppel, aga vähemalt liiklus toimis ja nüüd on see uuesti kinni pandud ja siis see ei ole teps mitte hea uudis ameeriklastele ja põhjus on siis mis? Põhjus on see, et maailma majanduses hakkab bensiiniga ja diisliga väga raske olema ja mida kauem see väin kinni on, seda suuremaks probleemid kuhjuvad. Ma kuulasin hästi tähelepanelikult sind, et vaata küsimus on selles, et meie meedia, Eesti meedia, kus ma seda informatsiooni saan, keeli ma ei valda, et seal ei see selline mulje, et rahulepingud või mis vaherahu või mis ta oli see lepingud rikkus Iraan, kuna ta tegi seal ühele Ameerika laevale liiga, mitte ei las põhka, aga andis tal mingi kolaka ja siis USA sai väga kurjaks ja siis läks, nagu öeldakse, et nüüd läks lahti, nagu Trump ütles. Meie aus ja õiglane demokraatlik meedia räägib sellest, et Iraan ajatollad on katus sõidab, nagu see Juut Klikman kirjutas, et tollade katus sõidab, tahavad kogu maailma maha tappa. No, jällegi ei ole midagi kaugemal reaalsusest ja tõest, et ma lasin nüüd läbi seda Ameerika Ühendriikide luurekeskagentuuri vanem analüütik Larry Johnson, kes ütles, et tema tegi selle uuringu, et kui palju siis on iraanlased ära tapnud tsiviilisikuid. Kui me võtame selle, et terrorism on siis, et tsiviilisikute tapmine oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, siis tuli välja, et Iraan pole mitte ühte tapnud ja 1982. aastast saadik on siis nii-öelda Iraani toetatud jõud, siis Hezbollah ja kaasas on Hamas ja see Islamic Jihad ja neid on kokku seal mingi 16 organisatsiooni. Need on siis 1982. aastast saadik tapnud ära 1500 Iisraeli tsiviilesikut kogu nende aastate jooksul. Ameeriklaste ja juutide jaoks on see siuke aeglane nädal. Nad tapavad oluliselt rohkem inimesi ühes nädalas ja nemad räägivad, et kõik teised on terroristid, aga vaat nemad on need demokraatia ja õiguse viijad. Rääkides Iraagi mitmest miljonist inimestest, mis tsiviilisikust, mis tapeti ja mis kõige siuke alatum on see, et tolleaegne siis Ameerika välisminister Madeleine Albright, kes on siis ise sehis põgenenud juut ja kui siis see 60 minutit on hästi tähtis programm oli kunagi aastaid tagasi Ameerikas, siis kui sealt küsiti siis selles programmis tema käest, et te tapsite ära 500 000 alla 12 aastat last Iraagis, et kas see oli seda väärt? Ja tea, mis see inimene ütles? Inimene ütles, et jah, see oli seda väärt. Täiesti haige persoon, siukseid ei peaks üldse elama. Ja see on reaalsus. Ja lihtsalt kui sulle teada on, et mida ameeriklased pommitavad, on kui sa jällegi meie aus ja õiglane meedia võiks näidata seda, nad pommitavad lõunas seal Busheiris ja Bandarabassi ääres ka täiesti kalalaevu, kalapaate, mis on kohalike kalurite omad, neid väikseid pargaseid, mis veavad siis kuus igasugust kaupa, lasevad neid õhku, ütlevad, et need on Revolution Guardia omad. Jällegi, mitte midagi ei ole kaugemal tõest ja lihtsalt nad tekitavad kohalikele elanikele selles mõttes tohutult nagu vaeva ja valu, lootes, et siis need hakkavad oma režiimi vastu. Mitte aru saades sellest, et vastupidi, see nagu ühendab neid inimesi nende selle ameeriklaste juutide võimu vastu, mis oli ka selge manifestatsioon, siis selle Khamenei matused. Ma ei usu, et sinu Eesti õiglane, aus ja väga informatiivne ajakirjandus või meedia näitas ühtegi katkendit Ali Khamenei matustest või tema perekonna matustest, kus miljonid inimesed seisid 35-kraadised musta riietanu, et avaldada respekti ja ei olnud nad rohkem ühendatud ja mis on veel kõige hullem, Toomas, sulle ja mulle pikas perspektiivis, et need samad lihtsad iraanlased, keda siis nagu juudid ja ameeriklased äsitsid üles oma võimu vastu ja nüüd on käsi rusikas ja nõuavad
oma juhtide käest verist kättemaksu. Sama Abbas Karachi, kes on välisminister, aeti minema, inimesed olid vihased, oleks kallal läinud ja ütles, et sa kurat räägid nende juutide ja ameeriklastega läbi, mingid läbirääkimisi ei pea, need tuleb sõjaliselt alistada ja rahvas läheb veriseks ja see ei ole üldse hästi. Ja kui seal ongi sellised normaalsed hääled, kes ütlevad, et nagu see Peškian, kes on siis president ja et me peame ikkagi kuidagi läbi rääkima, me peame kogu selle konflikti ära katsuma lahendada, siis öeldakse, et kuulge, kaua te neid ameeriklasi usute, nad on ju täielikult valetajad. Ja sellepärast ma ütlen sulle, Toomas, et see, mis sa Eesti meedias kuuled, on täielik jama ja vale ja mul on nii kurdik kahju selles, et meie lakeid ei saa ikka veel aru sellest, kus pool on siis see õiglus ja kus pool on see jõud, sest et ammu enam ei ole ameeriklastel mingit moraalset või juutidel õigust mitte midagi kobiseda, mitte kellegi peale, sest on ise kõige suuremad mõrtsukad ja genotsiidi korraldajad, eriti juudid, eks ju. Ja noh, see on nagu reaalsus ja meie neile kaasa kiljudes oleme ka nagu kaasusasjad selles. Ja noh, vaata Toomas, siin on ju nagu selge muster välja joonistunud, eks ju, ameeriklaste käitumisest iraanlastega, eks ju, kui sul oli, kõigepealt olid need sõjad 12 päeva ja 39 päeva, siis sa ju mäletad, vaatasid sõjalisest jagu ei saa, siis nemad panevad blokaadi, siis oli see blokaad mingi 1,5 kuud või 2 kuud ja siis tehti see memorandum ja selle memorandumi ajal juba päev 1 hakati kokkuleppeid rikkuma ameeriklaste poolt ja siis oli nagu öeldakse tit for that ja et sina teed mulle, mina teen sulle. Praegu käib see tit for that lahing, eks, et sina ründad mind, mina ründan sind, anna sinul neid lööke sinu objektidele ja noh, et aga siin on nagu väga selge see, et iraanlased, kelle jaoks see sõda on eksistentsiaalne. See tähendab seda, et nemad on nõus närima muru ja sööma kartulikoori, nad mitte mingil juhul ameeriklastele alla ei anna ega juutidele. Ja see näitab selgelt ära, nagu me sinuga esimene saade ütlesime, see oli pärast seda 28. veebruarit, kui nad tapsid ära Ajatolla ja tapsid ära 168 6-12 aastat kooliturgut lihtsalt niisama, et kätte näidata koht, siis me ütlesime, mäletad, sinuga rääkisime, et see sõda on ameeriklasest kaotatud ja mida rohkem nad seal toimetavad, seda hädisemaks nad jäävad, seda vähem tõsiselt võetavad nende sõjalised võimekust on, Hiina vaatab pealt, Venemaa vaatab pealt ja meie röllid võiksid selle selgeks saada, et mitte mingit kaitset meie siin ameeriklaste käest oma kurdi NATO ja oma ei tea millega me ei saa. Et see on täielik muinasjutt, mida meile ikkagi kasutatakse müüa. Ja veel üks asi, millest tuleb aru saada, on see, et kui nagu Iraani objektidele antakse lööke, siis paljud on neis decoys, mis ongi nagu täispuhutud tankid või need launch, millest lastakse neid rakette välja, on lihtsalt maketid ja iraanlaste kogu drooni ehitamine ja ballistiliste rakettide ehitamine on pandud maa all. Aga ameeriklased müüdes laheriikidele oma seda lugu, kuidas teie tooge aga oma dollarid ja oska Ameerika võlakirju ja meie teid kaitseme ja teie vabadus, teie elustiili ja kõike seda, mingit vabadust seal muidugi ei ole, aga nendes laheriikides, aga teie elustiili kaitseme, siis see muinasjutt on ka nagu õhku lennanud ja nende on ehitatud oma sõjaväebaasid Kuveidis, Bahreinis, Kataris ju kõrbesse. Eks seal ei ole sul mingit varjus, sa ei ole maa all, sul ei ole mägesid, sa oled keset kõrbe. Ja loomulikult on iraanlastel need suht kerged nagu märklauad ja nende baasid siis sisuliselt on seal kõik hävitatud. Et selles suhtes sulle väike ülevaade Eesti inimestele, et miks see olukord täna siis selline on. Ja nagu iraanlased on ju mitu korda öelnud, et ega siis keegi ei taha seda sõda
keegi ei taha, et su linnu hävitatakse, su infrastruktuuri hävitatakse, aga noh, nagu ma veel kord ütlesin, et iraanlaste jaoks nad saavad selgelt aru, et ameeriklaste ja juutide eesmärk on siis Iraan paisata kaosesse ja hävitada ära, nagu on Liibüaga tehtud, nagu on Afganistaniga tehtud, nagu on Süüriaga tehtud, see on nende eesmärk. Ja ega nad ennem ei puhka, kui see eesmärk on täidetud või on neil nii verininaseks löödud, et nad on sealt kadunud ja noh, nagu sa võib-olla ei tea, kas näitas seda meie vaba ja aus meedia, aga inimesed pandsid suuri, et noh, et Trump, et sulle kätte maksin, tuleb samamoodi ära tappa, kui sa tapsid meie juhi ära. Eks ju, vaata, kus on jälle üks asi. Putin ei ole ära tapnud selle instinkt, kui tal oli see võimalus igatepidi olnud. Ja lihtsalt ongi see sama asi, et lihtsalt nii ei tehta, eks ju. Aga noh, juutide ja ameeriklaste jaoks, nende jaoks ei ole mingit tabu või mingit eetikat ega midagi. Nemad arvavad, et kui sa ära tapad juhtkonnad, siis riik kukub laiali. Arvestades seda, et Iraani on 5000 aastat, on järjepidevus. Ja mis siis arvad, tapsid juhi ära? Neil on järgmine mees, sellest on järgmine mees, sellest on järgmine. See on institutsioon, mitte kuradi mingi klikk. Tõesti hämmastav, kui palju on neil igasuguseid mõttekodasid väidetavalt tarku inimesi ja nad ei saa isegi sellest elementaarsest tõesti aru, et kui sa juhi ära tapad, sa ei tee mitte midagi muud, kui sa ühendad rahva, sa teed temast märteri, see siia usundis on see märter ja aureool on nagu väga suur väärtusega ja noh, me selgelt näeme, et ikkagi seal oli 43 miljonit inimest, ei olnud, ma ei oska seda öelda, aga noh, tohutud massid olid käsid püsti ja tšantisid, et Ameerikast tuleb kätte maksta. Selle asemel, et nad tahtsid, et see riik nagu laiali vajuks, on see riik nagu ühendunud. Ja veel korra ma rääkisin oma sõbraga seal, ütles, et Andrus sai kujuta ette, kui palju me oleme kätte saanud juutide Mossadi poolt neid salajasi relvaladusid, kus on automaadid, granaadid, olid pakitud sinna, ehk siis, et oodati revolutsiooni, taheti, et kurdid ja veel teised seal palutsid hakkaksid ülestõusu keskvalitsuse vastu tegema ja et ega siis see töö käib, see luure keskagentuur on seal olemas, Mossad on seal koha peal, ega siis see pole lõppenud, seal käib siuke käärimine ja noh, ja siis jälle räägitakse, et tapsid ära 30 000 meie meedia ja kõik need targad räägivad 30 000, siis juba räägiti 40 000, nüüd Trump ütlesid viimati 54 000, iraanlased tapsid 54 000 inimest ära, tegelikult number oli, kõigil olid isikukoodid, asjad olid avaldatud, oli 3187, millest üle 350 olid politseinikud ja julgeolekutöötajad, kes siis nende samade relvadega, mis Mossad sinna ja inimeste, kes olid nende agendid, ju tapeti ära ja sõideti üle. Noh, videod on, kus politseinikud sõidetakse autoga mitu korda üle ja siis veel kurdide mingid spetsväeosad käisid, kes siis täiesti tavaliste labidatega siis tükeldasid seal neid, noh, et päris jõhkrad asjad, mis järjest välja tulevad ja noh, et see ei ole ju iraanlaste propaganda, vaid kui Mike Pompeo, kes on siis endine välisminister, Ameerika välisminister ja luurekeskkanturi endine juht, ütleb, et Mossad, olge iraanlased tublid, Mossad on teie kõrval, et siis, et neil oli täpselt ette teada see, mis seal nagu toimuma hakkab, aga noh, nad ei arvestanud jällegi seda, et kohalikud iraanlased hoiavad kokku, ega mitte mingil juhul ei ole nad nõus juutide võimu olla minema, see on välistatud. Ehk siis, et see on ikka päris suur probleem seal ja et ega see ei lõpe veel nii pea. Et vaata nagu venkudelgi on nagu see võimekus istuda ja ellu jääda, nii on ka iraanlastel, et ega nemad ei peagi muud moodi võitma, kui nad ei tohi nagu kaotada, ehk nad peavad ellu jääma. Ja noh, sul on 90 miljonit inimest ja territoorium on väga mägine ja sama suur kui meil siin Saksamaa, Prantsusmaa ja Austria kokku, et noh, et kuidas sa seda nagu alistad pommitamisega. Et ma küsin veel, et ikka, et ütleme see initsiatiiv sõja jätkamiseks tuli ikka USA poolt, mitte Iraani, see on põhjus. Aga lihtsalt otsiti põhjus. Oli mingi laev ka siis, mis pihta sai või? Ei, no 4 laeva, ega siis, vaata, ma rääkisin sulle,
et see asi hakkas peale sellega, et kui oli selle usujuhi matused, siis ameeriklased rääkisid nagu Omanile ja siis 4 tankrile, mis olid siis omatud Katari, Saudi Araabia, Araabia Ühendriikide poolt, et nüüd meie katame teid, te võite sõita Omani poolsest küljest läbi. Eks seal Ormusi väin on siis kitsas, üks ju pool on, üle poole on siis Iraani käes ja üks väike lõik on Omani käes. Ja ka memorandumi punkt number 5 ütles, et kogu seda väina haldab Iraan. Ei olnud niimoodi, et Iraan ja Ameerika Ühendriigid koos, Iraan ja Oman koos, et seda haldab Iraan. Sinna kirjutas Trump alla. Ehk siis, et kui Iraan ütles, et laevad pöörage ümber, ameeriklased olid lubanud nende laevakaptenitele ja omanikele, et meie kaitseme ja lennukid kaitsevad teid, siis iraanlased panidki nendele laevadele siis droonipaugud ära, need tõmbasid saba jalga vahele, keerasid ümber. Aga seas nagu ameeriklased vihale, sest nad olid ju lubanud nendele omanikele, kaptenitele, et ärge probleeme pole, meie kaitseme teid. Ja nad ei suutnud neid kaitsta. Ja siis nad läksid Iraani neid objekte ründama, jällegi rikkudes seda kokkulepet number 1, et iga riiklik territoriaalne terviklikkus ja et sõjategevus lõpetada, ise kirjutasid alla, ise rikkusid seda. Siis loomulikult andsid iraanlased vastulöögi. Nii et see ongi nüüd läinud siis sellest, ütleme siis sellest kuumast sõjast, siis blokaadist ja nüüd on siis tit for that, et sina teed mulle, mina teen sulle. Praegu käib see faas. Ehk siis, et mis on kõige hullem, sa kujutad ette. Trump läks siis välja, ma vaatasin seda intervjuud, kus ta seal ütles, et kurat, iraanlased on kõige vastikumad ja värdelikud inimesed, et me just rääkisime nendega läbi, nad andsid kõik alla, nad olid kõigega nõus, et meil oli väga hea kokkulepe, tuumakokkulepe, kõik oli väga hea ja siis nad järgmine päev ründasid. Saad aru, iraanlased otse ameeriklastega ei räägi. Trumbil on nagu selge mentaalne peetus, mitte üks iraanlane ega valitsuse liige ei räägi otse ameeriklastega. Räägitakse niimoodi, et antakse oma tingimused üle kas siis katarilastele või Islamabadis on see pakistanlastele. Pakistanlased lähevad nende jutud, ameeriklased võtavad ameeriklased jutud tagasi, tulevad iraanlasti. Mitte mingit otsekontakti ei ole. Ometi oli otsekontakt. Ei ole olnud. Mina nägin. Vance ja need tegid mingi photo opportunity, aga otse läbirääkimisi ei ole peetud. See on ju iraanlastel väga selge seisukoht, et me ei räägi ameeriklaste otse läbi, sest nad on valetajad. See, et sul pärast mingi pilt tehti, aga otse ei ole kunagi nendega räägitud. Ja lihtsalt, Toomas, veel üks väga oluline asi, mis juhtus, et üks sõja õhutaja ja üks väga, väga vastik inimene Lindsey Graham on nüüd surnud ja kes oli siis Trumpi toetaja. Kas sa tead sellest midagi? Ma tean, esialgu räägiti, et venelased pommitasid seda sõjatehas, kus see Graham oli, nüüd tuli välja, et ta ikka oli hoopis Washingtonis. Ei olnud Washingtonis. Ma just kuulasin seda luurekeskantuurit vendega samamoodi, et vaata kõik need, kes sõidavad, see oli reedel, kui ta oli seal, sai Zelenskiga kokku ja pidid enam õhtu või peale lõunat siis seda tehast külastama ja ta läks ja venelased lasid selle õhku. Kas ta sai seal surma või sai ta kuskil mujal selle nii-öelda ataki, aga kohe selgelt Ameerikas saanud, sest et see timeline ei lähe paika. Et kunagi ju rongiga käiakse seal Kiievis ja mitte keegi ei lenda sinna. Ja see rongisõit on 10 tundi. Von der Leyenid ja Kaja Kallased ja Mörtsid ja Macronid ja kõik, kes seal käivad ja tõmblevad, ju käivad sinna rongiga, eks see on 10 tundi sõitu. Ja siis, kui sa pead tulema sealt 10 tundi tagasi ju ka, et kui sa sinna sõidad 10 tundi, siis 10 tundi tagasi on nii. Siis, kui sa jõuad, ütleme, Poolas sinna baasi, isegi kui sul ootab eralennuk, see Grammel kindlasti oli, see lendab Ameerika Ühendriikidesse vähemalt 10 tundi, sest et sa lendad idast läände, sul on vastu tuul, ehk siis, et see on vähemalt 10-11 tundi lend ja kui ta seal oli siis õhtu kella 7 väidetavalt saanud selle ataki oma pereringis, siis ta nagu füüsiliselt, kui ta tõesti siis seal reede Zelenskiga kokku sai, sinna ju lihtsalt tunnid ei lähe kokku.
seda ei ole mitte minu jutt, aga see on jällegi luurekeskagentuuri analüütiku timeline, kui ta selle kokku pani. Teine võimalus, et tuli mingisugune medical emergency, medical, see on siis meditsiiniline erilend otse siis sealt Kiievist, aga see ju tähendab seda, et see nii-öelda kas saab takk või surm saabus ju mitte Ameerika Ühendriikides. Nii et selles mõttes, vaatame. Ma arvan, et suur tõenäosus on, et Ameerika luurekeskagentuuri analüütikul on õigus, lihtsalt tundidega ei tule välja, et ta ei jõudnud sõita 10 tundi Poola ja sealt veel ka 10 tundi Ameerikasse lennata ja siis saada see atak, et see, kui väidetavalt see aeg, mis öeldi, et ta selle ataki sai. Et jah, et ma arvan, et maailm hingab natukene lihtsamalt, et see oli ju täielik ikka väga halb inimene. Ütle, kas see tema külastas seda sõjatehast, kas ta oli seal, kui pommitati, et midagi on kuskilt viltu läinud? No ikka, ma arvan küll, et juhtus nii, see on minu arvamus, ega veel küll see välja tuleb, ega see ei jää välja tulemata. Ja lihtsalt see, aga jällegi, et nagu ka Larry Johnson ütles, et ma ei tea, kuidas ta suri, aga see, mida ametlikult väidetakse, see on täielik vale. Et vaat siin ongi sama erinevus. Ja vaata, mis ma tahtsin veel nagu öelda selle sõja kohta, et sa küsid, et mis sealt nagu saab, on see, et vaata, et iraanlased panid kinni selle Hormuzi väina. Ehk siis, et jala ei liigu meil jällegi ei hiiliumi, ei uread, ei seda sulfur acid apet, sulfaat apet, mis iganes teistis on. Nii, maailmas on juba vaakum, seda on vaja, pluss veel eks ju naftasaadused. Ja nüüd, kui ameeriklased veel seal paljud tõmblevad, siis ju tulevad Iraani sõbrad, jemenlased ja panevad siis selle Bab al-Mandazi kinni lahe, mis on siis Punase mere ääres. Ja praegu, mis on Saudi Araabia teinud, eks ju ta enam läbi nii-öelda Pärsia lahe ei sõida, vaid ta on ehitanud omale pipeline'i, mis siis viib Punase mere äärde tema nafta ja sealt laetakse see peale, viiakse siis Punase mere kaudu seda maailma turule. Nii et iraanlastel on ninanipsust või näpunipsust teha, panna see Bab al-Mandazi väin kinni nagu Hormuzi väin ja siis ei liigu üldse mitte midagi sealt Lähis-Idast välja. Ehk siis, et kui sa arvad, et maailmal on nagu halvasti, siis oota, et kui ameeriklased ei jäta oma sigatsemist seal, siis iraanlased saavad ikka väga valusas neile selle elu teha. Nii, teeme siit väikese muusikilise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, tubli Eestimaa mees, kes elab küll Itaalia mägedes ja ei kannata kuuma all, Andrus Sukles. Some time ago, I wanted everything I'd see. I was a child, and the world belonged to me. I thought that love was a cross on my shoulder. With age came wisdom, and I feel so much older. Hold on, I can't wait any longer. Now this old heart is gonna be a little stronger. I'm just a man, one man lost at sea, till the wave of your love washes over me. It's in your hands, baby, it's in your heart. Give a little love now, and we'll make a new start. You've seen me climb, baby, you've seen me fall. Time heals the pain after all. Listen, gotta take it slow, get every step right. If we can't make love, let's at least make peace tonight. I surrender to you, surrender to me.
jätkame saadet, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andrus Sukles. No ma küsin nüüd, et USA väitis, et ta on pommitanud 90 Iraani linna ja nüüd tahavad ära vallutada ka Kashmiri saare, mis peaks neile nagu kuuluma. Milleks see saar vajalik on? Aga ma küsin, et milline see sõjaseisukord tegelikult on? Et Trump küll väitis siin üks päev, et varsti me surume nad põlvili ja juba helistatakse talle ja palutakse kokkusaamist rahu tegemiseks. Ei, no, ma olen öelnud, et tal on see disillusion, ta on nagu, ma ei tea, kas ta on pilves või võtab neid tablette, mida ei peaks võtma või jätab need võtmata, mida arst on välja kirjutanud, aga iraanlased ei helista Trumpile ega küsi mitte midagi. Vastupidi, Iraani juhtkond on suure pressi all, et Ameerika tuleb oluliselt rohkem vastu nina anda, kui siiani on antud. Ja kui sa küsid Kashim Islandi saare kohta, siis seal on, see on nüüd 25 miili väljast sellest mandri osast ja sealt jooksevad torud, naftatorud jooksevad sinna, selle ei rafineerita, vaid see on nagu laadimise koht, ehk siis, et suur osa Iraani naftast laetakse selle saare peal. Nii nüüd, kui keegi hakkab rääkima seda, et tema läheb seda saart nagu vallutama, siis see on jällegi, et mina ei ole sõjaline spetsialist. Küll aga ma kuulan Doug McGregorit ja Larry Wilkersoni, kes on siis mõlemad koloneli ja Danny Davis, kes on siis kõik koloneli auastmetes reaalselt sõjas nagu sõdinud ja siis Wilkinson on olnud Colin Powelli nagu kabineti ülem ja valitsuses ja McGregor on olnud Colin Powell oli sõjaminister, eks ole? Välisminister, aga ta oli 4 tähe kindral ja siis lahe sõja ajal oli ta Ameerika vägede ülemjuhataja. Ehk siis, et nemad on sõjalise sõjalise ja muidugi Scott Ritter, kes on ise ju ka mariin, ehk siis, et merejalaväelane, et ja ta ütles ju väga selgelt, et selle saare vallutamine on ebarealistlik. Nii, kuidas sa sinna saad? Sinu sõjalaevad ei saa tulla see istub Hormuzi väinas, see saar, et sõjalaevadega sinna tulla ei saa, need lastakse põhja. Nii, mis sa saad teha? Sa saad lennutada lennad kohale, mingi A10-ga, mingi lennuk on siuke või helikopteritega. Ja viimane kord, kui siukest asja tehti, oli Chatong, ma võin seda valesti öelda, Koh Tang Island seal Vietnamis 75. aastal, kui siis mariin läksid seda vallutama, 12 helikopterit lasti alla või vigastati palju mariine, neid ja merejalaväesid tapeti ära ja siis tuli evakuatsioon teha. 3 tükki jäid veel maha, ei suudetud evakueerida, kuigi Ameerika merejalaväelased ütlevad, et mitte kedagi kunagi maha ei jäeta, siis 3 venda jäeti maha, need püüti kinni ja lasti maha. Ehk siis see oli täielik läbikukkumine neile ja kui nad nüüd otsustavad seda saart nüüd minna siis jõuga vallutama, siis ootab neid täpselt samasugune läbikukkumine. Ärme unusta seda, et praegu on seal kandis mingi siuke kerge 45-50 kraadi, õhuniiskus on 90%, ehk sul peab olema hästi palju vett, sul peab olema hästi palju varustust, et sa seal üldse selles keskkonnas ellu jääksid ja seda ju ainult iraanlased ootavad, et tulge. Ja ütleme sõjaliselt on see juba EOs läbi kukkumisele määratud, isegi kui sa tood need mariinid sinna kohale või need merejalaväest sinna kohale ja nad võtavad selle oma kontrolli alla, siis kuidas sa seda nagu hoiad, see on nagu ukrainlased jälle lähevad, teevad kisa, et me võtsime venelaste käest tükikese maad ära, alustasime tagasi, aga keegi ei räägi pärast seda, et nädala aja pärast on kõik minema pekstud ja ehk nad ei suuda hoida seda, mida nad on saavutanud. Ja vaata, ameeriklastel on seal sammas Kashim Islandil või üksteist kõik, kuhu nad lähevad
neil on probleem selles, et sa võid sinna küll minna ja dessandi teha, aga mis saab pärast? Ehk siis, et Toomas, see on absoluutne ulme ja kui see juhtub, siis seda ainult iraanlased ootavad. See annab meile võimaluse ära hävitada kogu see Ameerika kontingent, kes sinna kohale tatsab ja näidata veel korra, et ameeriklased ei ole võimelised iraanlastel seda sõda pidama, veel vähem võitma. Neid linne on nii palju rünnatud või? On rünnatud ja nagu ma sulle ütlesin, mitte ainult linnu, eks ju, tsiviilobjekte ja vaata, Iraan on selles suhtes, mis mina arvan isiklikult, ja tundes päris palju inimesi sealt isiklikult ja nendega suheldes, ühed väga soojad ja haritud ja inimesed ja see, mida kuvandid meile siin luuakse, et nad on mingid usuhullud ja siis verejanulised, ei ole jällegi mitte midagi kaugemalt tõest, et neil on, vaata, Toomas, iraanlased on väga selgelt näidanud, et neil on võimekus ära kustutada ameeriklaste baasid, mida nad on teinud. Nii, öeldi, iraanlased ründasid Bahreinis hotelli, aga ei räägitud ju sellest, et hotellis ei olnud mitte ühte tavakülastajat, seal olid need Ameerika sõdurid, kes baasis pidid jalga laskma, pandi hotelli ja lasti ainult seda korrust, kus olid ohvritserid. Saad aru, jah? Nüüd iraanlased andsid vastulöögi siis nendele laheriikidele, kelle pinnalt Iraani rünnati, siis kogu nende vasturünnakute käigus sai surma vähem kui 20 inimest. Ehk siis Araabia Ühendemiraatide kodanik, Kuveidi kodanik ja Bahreini kodanik. Kui palju on iraanlased ameeriklased juudid ära tapnud? Nüüd juba üle 5000 ja tsiviilisikust ma räägin. 5020. Ehk siis, et iraanlased on väga tähelepanelikud sellega, kuhu ja kuidas nad paukanud. Kui lasti 5 Iraani ülikooli puruks, kus olid üliõpilased sees, siis iraanlased ütlesid päev ette, üliõpilased ärge kooli tulge, lasid nende ülikooli linnakut puruks. Aga ütlesid päev ette, et ärge kooli tulge, et saate surma. Kas tegid juudid ja ameeriklased seda? Millest te räägite? Te olete kuradi, ausalt, mul on nagu piinlik selle meie eliidi pärast. Te olete roimarid, kuradi Kajad ja von der Leyenid ja kuradi, millest te räägite? Ja mis nüüd paneb imestama on see, et sa ikka saad aru, et täna just sain kokku ühe perekonnaga, kes tuli Araabia Ühendemiraatist, just ikka kõige tavalisem, kõige odavam pilet on 2000 eurot, et sealt minema saada, mis on jumala eest lähte tagasi minge, kui ameeriklased seal veel natukene ülbavad, siis iraanlased on ju öelnud, et nüüd aitab laheriikidele, et kui te ei lõpeta ameeriklastele oma baaside või oma territooriumi loa andmist sealt neid rünnata, siis me võtame kindlad käest ära ja me näitame teile, et me teeme teie elu siin võimatuks. Siia nad ei ole seda teinud. Mina seda aru ei saa. Miks? Sest sul on vaja ju, ameeriklased lasid ühel teisel, me rääkisime mitte Qashim, vaid Krag Island. Krag Island on see, kus nad oma seda pumpavad. Qashim Islandil lasti, või saare peal lasti magestusjaam puruks kuna Iraan on kuskil 2-3% oma magevees saab ta siis merevee magestamisest, Bahrein 90%, Kuveit 85%, Saudi, Araabia Ühendemiraagid kuskil 65% vett tuleb nende magevee jaamadest. Kujutad nüüd ette seda, kui iraanlased samamoodi laseks need vee magestamise tehased puruks, sul on väljas 45 kraadi, 90% humidity, seda õhuniiskust, sul vett ei ole, elektrit ei ole, see maa jookseb tühjaks, seda kui sul on võimatu elada, millegi pärast, et seda ei tee. Aga ega kui asi edasi läheb ja nende tsiviiltaristut pommitatakse, kõige alatumad olid just selle hiinlaste ehitatud raudtee, mis viis üle mäekurude, eks ju, Kasahstani,
ja siis see Mashhadist kuskil 50 kiltsa linnast väljas, kus siis rong tsiviiltaristu, kes tõid siis neid matusilisi kohale, lihtsalt lasti puruks. Noh, ma ei tea, Iraan on nagu väga, nagu venelased on ikka väga tähelepanelikud, mida ja keda nad pommitavad. No. Ja kui te lihtsalt samamoodi nagu kuradi Ukrainaga muudku, aga keerate vinti peale, räägite, kui toredad nad on sama on Iraanis, et kui te jätkate, võtate nende mitte vastu andmist nõrkusena, see on kõige suurem viga, mida te teha saate, sest üks päev lõpeb see nende normaalne inimene olemine ära ja nad annavad nende samadele relvadele, mis neil on oluliselt paremad kui juutidele ameeriklastel, ja annavad vastulöögi ja panevad ka tsiviiltaristus, nagu teie teete. No vaata, mis laulud ja siis laulate. See on ikka nagu hämmastav, kuidas me oleme selle 500 aastaga harjunud arvama, et kõik teised on kuradi lootrused ja ei saa mitte millegi hakkama, aga vaat meie oleme tugevad. Ja nüüd on see murdepunkt nagu käes. Meil ei ole mingit võimekust ja need, keda me arvasime, et on meist allaspoole, kes on poolsegased ja usuhullud ja ma ei tea mida, terroristid ja on tegelikult jumala normaalsed inimesed ja käituvad oluliselt paremini kui meie nii-öelda tsiviliseeritud ja tublid inimesed. Nii et Toomas, veel korra, et läheb natuke aega, aga meie sinuga räägime sellest, mis võib-olla aasta pärast räägivad kõik, sest praegu on meil ju ideoloogiline propaganda, nagu sa ütlesid, et Kiilakas Kaldr ja see, kes üldse juuksuriga läbi ei saa, see Katri Raik ja kõik räägivad NATO kokkusaamisest ja Ukraina võimekusest ja saad aru, mitte midagi siukest ei ole. Inimesed peale aetakse lihtsalt suust sooja valet. Ja kui teil ei ole nagu tahtmist ega võimekust seda ise nagu kuidagi natuke otsida ja mis on nagu reaalsus, võib-olla sina ja mina natuke katsume avada inimeste silmi, siis mind nagu aasta või 1,5 pärast või 2 pärast huvitaks väga, mis need inimesed siis räägivad, kui need asjad, millest me räägime, on juhtunud, eks ju. Et selge on see, et Iraan selle sõja on juba võitnud ja ameeriklased võivad hüpata üles alla, mitte midagi nad seal teha ei suuda, neil ei ole seda võimekust. Ja sa tead seda, et ju Türgile lubati neid F-35 nüüd see viimasel NATO kokkusaamisel. Ja siis just täna tuli uudis, et viimased 10 lennukit, mis siis F-35 tarniti, siis nendel 6 ei olnud ninas radarit. Sellepärast, et radarit ehitamiseks on vaja vähemalt 18 haruldast muldmetalli, mida Hiina ei müü enam ameeriklastele. Et ameeriklased on harjunud kõike sanktsioneerima ja ei tea kõike, mida tegema. Ja nüüd on siis neil endal käes see aeg, kus nad saavad aru, mis see tähendab sanktsioneerimine, et siis, et neil ei ole võimekust enam ehitada neid Tomahawke ega Himarsse ega mitte midagi, mille meie töllid on siis nagu rääkinud, kuidas Eesti kohe saama Ameerika relvasid. Kallid sõbrad, mitte mingid relvasid teile ei tule. Jaapanilegi öeldi ära, et nad pidid oma patrioote ja Himarsse saama, ütlesid, et ei, meil ei ole teile neid müüa, meil on endal neid vaja. Nii et kui keegi räägib meile siin suurelt, et me ostame Ameerika varustust, siis see on jällegi hambasse puhumine, loll jutt, täielik vale. Vot, nii et pange aga oma miljardid sinna, andke nendele sõjarditele, siis saab võib-olla, ma ei tea, võib-olla saab 20, võib-olla saab 50 eestlast osta omale jälle väga uhked villad kuskile Lõuna-Prantsusmaale või Lõuna-Hispaaniasse või oma erasaared. Et see on ju puhas rahapesu, millest meile selle relvade ostmise ja imarsside ja ma ei tea, Toomas oli, mis see Nõukogude Liit oli, aga see liit, mis meil praegu on, ei ole täpselt mitte parem, täpselt samasugused ideoloogilised propagandistid ruulivad ja kui me isegi mõtleme selle peale, et kes olid meil kõige suuremad propagandistid Vene ajal, eks ju, oli Siim Kallas, kes oli kommunistliku partei häälekandja Rahvakeel, peatoometaja asetäitja ja teine oli Andrus Ansip, eks ju, täna on need samad inimesed ja räägivad täiesti erinevat juttu. Ehk siis, et ja tulemus oli ikka üks. Inimesed mädanevad vanade kodudes, lastel ei ole süüa, huviringe pole, raha pole, aga me ostame Himarsse
inimeste käest, kes ei ole võimelised sulle neid tarnima, sest neil ei ole haruldasi muldmetalle, millest seda ehitada. Eile tuli uudis, et USA teatas, et hakatakse pidama Iraaniga kõnelusi, aga rahurääkimiste juurde ei lisata, nii et sõda jätkub. Ja, ei no ma sulle ütlen, et nüüd läheb asi, vaata veel korra, et ma ju mainisin ka sulle, et asi läheb veel huvitavamaks sellepärast, et nüüd olid tavalised iraanlased on käsi rusikas ja selge manifestatsioon oli nüüd, kui siis reedel sai läbi see matuse talitus selle Khamenei ja tema perekonna, siis ju inimesed olid ju käsi rusikas ja nõudsid kättemaksu. Nõudsid seda väärikuse taastamist ja ameeriklastele, siis laheriikidele koha kätte näitamist. Ja noh, nii see nagu läheb. Ja kui sa nüüd rääkisid, et nad tahavad seda jällegi Karg seda saart ära võtta, need ameeriklased või Kashim saart ära võtta, siis ju iraanlased ainult seda ootavad. Nad ootavad, et nad saaksid ära hävitada selle kontingendi, kes sinna nagu kohale tatsab. Kuivõrd loogiline on see, et USA võib suruda NATO-t, et NATO hakkab Iraani ründama? Toomas, mis NATO? Aita mind, mis NATOs? Meile käidi, eks ju, Istanbulis oli suur NATO kokkusaamine, meie eksperdid jälle selgitasid Eesti rahvale, kui hästi selle NATO kõik on. Tuletame siis meelde jälle natukene. Ameerika on NATO, ülejäänud ei ole mitte keegi. Nii, mis tegid ameeriklased? Ütlesid NATO liiklejale Taanile, kuule me võtame teie Gröönimäe ära. Nii, oli nii, ei olnud. No et see, et täna seda juttu enam eriti kõvasti ei räägita, ei tähenda seda, et see teema ei oleks üleval. Teiseks, mis öeldi Hispaaniale? Kuule me viskame teid NATOst välja. Ja sulle räägitakse suurest ühtsusest ja asjast. NATO 2 aasta pärast on kõik või isegi veel varem. Mingit NATO-l, mingit võimekust ei ole, mis Inglise väed lähevad ründama. Täna meil on jalgpalli meistrivõistlus või maailma meistrivõistlus. Neil ei ole nii palju sõjaväge, et saaks terve staadioni täis. Siis jäävad veel istekohti jääb üle. Millega nad ründavad, keda, kuhu? No, meie Eesti 400 tölli või 40 tölli, palju neid sõna läheb, kui suured sõjaväelased läksite Afgaane tapmas. No, mul on kõige valusam on see, ma tahaks kuram tõesti võtta nendel ninast kinni, kes olid need Riigikogu liikmed, kes ütlesid, meie läheme Afganistani, meie läheme täitma ennem Vene ajal need samad inimesed, nad Ansipid ja kuradi Kallased rääkisid, kus me käime internatsionaalset kohust täitmas, kui palju Eesti inimesi, noori poisse tapeti ära kurat Afganistanis, kui venelased olid. Nüüd ameeriklastega, teie lähete kuradi Afganistani sõdima, Iraaki sõdima, lähete neid tapma, kes ta kurat olete. Ja kas sa arvad, et ükski nendest, kes seda 101 tölmokas, kes seda hääletsid, et meie sinna läheme, kas sa arvad, nende oma lapsed läksid sinna? Kuradi, mul üks sõber ju ütles, et nägi tervast oma poegadega minemas sööma, sõitis autoga, keeran auto ümber, ütlen, võtke kurat ja minge sinna Ukrainasse ja näidake ette sõdi, heremid, asjad, mida te äsitate siin. Te olete kaasosalised sõjaõhutajad ja ei saanud rahule jätta. Mingit NATO-t ei ole, kes oleks võimeline minema iraanlastega sõdima. Kogu NATO on Ameerika ja nemad ei saa hakkama. Koos juutidega ei saa hakkama. Ja siis meie NATO läheb sinna mida? Surema. Eestlased lähevad sinna surema, iraanlaste vastu võitlema. Selge. Aga ütle mulle, kui nüüd käib sõda USA ja Iraani vahel, kas see võib aktiviseerida Hiinat, et ta hakkab huvituma siis sellest oma, mis ta oli see? Taiwanist. Taiwanist, jah. No vaata, seda kunagi ei tea, aga vaata, Hiina on alati pikk plaan. Vaata, nemad on strateegid. Ja pärast seda, kui neil oli siis 1850 kuni 1950 aastane, siis oli see century of shame, ehk siis häbi sajand, nii-öelda ennast väga selgelt teinud pika plaani. Ja nad on ju, ja vaata jällegi, ega siis rahvusvahelise õigusjärgi mõlemad ütlevad seda, et Taiwan ja Hiina on nagu üks, ehk siis, et Taiwan on osa Hiinast, lihtsalt neil on probleem selles, et Taiwan tahaks, et nemad valitseksid Guangdong, kes põgenesid 49. aastal, 50. aastal sinna Taiwani
ja nende valitsus hakkaks siis kogu Hiinat valitsema, noh, ja siis sellest Siil on jälle siuke tunne, et ei, et ikka nemad valitsesid Taiwani, noh, seal käib see vaidluse kohta, aga et see on üks Hiina, ega seal vaidluse kohta pole. Ja noh, ega Hiinal on ju praegu väga hea ja istuda vagusi ja lastagi ameeriklaste siis Iraanis ja Ukrainas ennast oma varud ära kulutada, mida neil ei ole, eks ju, Tomahawke pole, Imarse pole, Patriote pole, eks ju, ja siis noh, et jutud lähevad lahku, mõned arvavad, et Hiina võtab Taiwani ära, teised ütlevad, et see on aja küsimus, millal Taiwan ise tuleb uus võim seal ja nad ühinevad, siis, et ei tea, aga igal juhul on see täna Hiinale sõjaliselt see kasulik, küll aga mis ei ole Hiinale kasulik. Hiina tahab saada stabiilsust. Noh, ükskõik, mis meie ideoloogilised propagandistid räägivad, on venelastel täpselt sama asi. Keegi ei taha konflikti, sellepärast, et see segab normaalset businessite asja ajamist. Aga juutidel ja noh, läbi juutid siis ka ameeriklastel, kuna siis kogu kongress on juutide käpa all ja senatorid, siis nende jaoks on kaos. Et siis, et olla Iisrael saab olla ainult domineeriv jõud läbi selle, kui tema ümber on kaos. Ja noh, ütleme, sellepärast on see sama jagaja valitse, eks ju. Nad lähevad täna ju Liibüa, oli ju Aafrika kõige, ütleme, maailma jõukam riik, kui me üldse sotsialismist räägime, mida meie Ansipid ja Kallased meile ju või kommunistist räägivad, siis noh, ütleme, Liibüas oli Gaddafi all peaaegu juba saavutatud, selleks, et sul oli kooliharidus, arstiharidus tasuta, korteranti tasuta, bensiini makstud midagi, eks ju, noored said abielumisel kohe oma elamispinnad, noh, et kõik oli nagu selles mõttes okei, noh see, et meie propaganda räägib, kui õudne diktaator Gaddafi oli tribaloid liidrite poolt valitud juht, eks ju, et jällegi, et sa võid ju seda propagandat teha, aga noh, reaalne elu on teine ja mis seal on siis täna, 3 erinevat fraktsiooni omavahel sõdivad ja see on nagu Iisraeli kasulik, sest et nemad toetasid ka selgelt neid Gaza inimesi või palestiinlasi oma riigi loomisel. Kõik, kes toetasid oma riigi loomist, on siis rünnaku all ja kaasa arvatud Iraan. Ja veel korra ma tahaks Eesti inimestele nagu öelda seda, et jällegi jõudu mind siis kontrollige, nüüd on meil AI ja kõiksused faktid olemas, kes oli kõige suurem Lõuna-Afrika vabariigi toetaja, kui nad võitlesid apartheidi vastu. See oli Iraan. Ja meil ei ole ju nende neegritega mitte mingit pistmist, aga nende konstitutsioonis on kirjas, et iga väärika pärslase või iraanlase kohustus on neid, kes on halvemas situatsioonis või neid, kes on alla surutud või kelle vastu korraldatakse vägivalda, neid peab toetama ja aitama. No, sama kui meie sinuga omas oleksime kuskil Teherani tänaval ja meil ei ole raha ega süüa, ja me seisame seal, siis iga iraanlase kohustus on siin majutada ja sulle süüa anda ja mida nad tohutult suure rõõmuga teevad. Nii et rääkida meile, et nad on ühed hirmsad inimesed, kes söövad lapsi ja vägistavad naisi, noh see on täielik absurd. Ja noh, ja ega siis nüüd nad oma sõjaga selgelt näitavad, et neil on võimekus astuda maailma väidetavalt kõige suuremale suurvõimule vastu, ja nad teevad seda väga edukalt ja noh, samas jällegi Iisrael, kui sa räägivad, kuidas nemad on kõige suurem demokraatia ja ainukesed õiged, siis ju sa tead, et ülemkohus võttis vastu seaduse, mida siis peale siis Iisraeli kabinet Netanyahu ja Ben Gvir ja Smotricid ütlesid, aga me seda ei täida, sest see ei sobi meile. Nii et rääkides suurest demokraatiast, noh on jälle täiesti kohatud. Nad on mõrvalikud, massimõrvarid, genotsiidi toimetajad, kõige suuremad sõprad siin maa peal, ainuke apartheidi riik, mis on järgi jäänud ja kui öeldakse jälle, et vaata, Iraan tahab Iisraeli maa pealt minema pühkida, jälle kordne propaganda ja vale, mida iraanlased ütlevad, et nagu teie tahate meie režiimi vahetada, siis me peame vahetama välja Iisraeli etnosupremacy, noh, et nemad ainult juut, kes on juut, on inimene, ülejäänud on kõik ämalad.
ehk siis, et natuke rohkem ka neil araablastel, kes on Iisraeli kodanikud, õigusi, aga kui sa oled palestiinlane või araablane, sul ei ole absoluutselt mitte mingeid õigusi, nii et nemad leiavad, et selline riigikorraldus ei ole õige, et sa oled apartheid ja see näbi maailmale, aga mida teeme meie? Meie avame Iisraeli saatkonna, on ju. Aga ütle mulle, kas täna on sellist jõudu Iraanil, et lõpetada Iisraeli rünnakut Liibüas? Liibanonis sa mõtled? Liibanonis, jah. Vaata, seal on praegu siuke situatsioon, räägime natuke sellest Liibanonis, see võiks olla ka inimestel huvitav. Nagu sa tead, on Liibanonis on valitsus, seal on 3 põhilist gruppi inimesi. Need on šiiad, sunnid ja kristlased. Nii, täna seal on jagatud väga selgelt ära. Kristlane on alati president, peaminister on sunni ja siis parlamendi spiiker on šiia. Ja nüüd, kui Iisrael ründas Liibanoni 1982, siis et tekitada seal kodusõda, sunnide, kristlaste ja šiiade vahel, siis ju alguses šiiad toetasid Iisraeli, jah. Ja siis muidugi Iisrael toimetas nende kallal seal ääretult jõhkralt ja genotsiidiliselt ja siis tekkis organisatsioon, kelle nimi on Hezbollah. Sealt tuli, Iisrael ise tekitas selle Hezbollah. Ja nüüd on siis niimoodi, et Iraani nõue oli selle memorandumi kohaselt, et Iisrael peab minema Liibanonist välja. Mille peale siis Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles siis niimoodi, et Iisrael otsustab, millal ta läheb kuskile ja Liibanoni ja Iisrael otsustab, millal sealt välja tulla. Ehk siis näitas Donald Trumpile keskmist sõrme, kuna Trump lubas iraanlastele, et juudid lähevad Liibanonist välja. Nii, mis nüüd tehti vahepeal? Ärme unusta ühte asja, mis on väga oluline teada, et kristlastel on enam-vähem kõigil topeltkodakondsused, suurem osa Prantsuse kodakondsed ja ka USA kodakondsed. Ehk siis, et neil oma nahk seal mängus ei ole. Ja siis ütleme siis nende kristlaste valitsus tegi juutidega kokkuleppe, et umbes, et nemad võivad seal natuke seal olla seal Lõuna-Liibanonis, jah. Küll aga seadus nõuab seda, et selle peab kinnitama siis valitsus ja ka parlament, jah. Muidu see on õigustühine. Aga kuidas see süsteem on üles ehitatud, et parlamentaarne süsteem ja see konstitutsioon seal on niimoodi, et hääletamine peab olema ühtne, et ütleme, 2 gruppi ei saaks kokku leppida ja 3. vastu hakata. Ehk siis, et see leping on täiesti õigustühine. Ja praegu, ütleme, Iraan jälgib mängu, kui seal, iga päev muidugi juudid tapavad seal rahulikke elanikke, see on nagu selge ja Iraan on väga selgelt öelnud, et see pidu lõpeb ära. Aga praegu vaadatakse siis, kuidas öelda nii-öelda, siis see poliitiline lahendus seal võiks kujuneda. Ehk siis, et ma arvan, et see on aja küsimus, kui juudid siit jalga ei lase, siis neile antakse nagu paugud ära. Ja küsiti ka professor Marandi käest, et samamoodi, et miks te ei ründa Iisraeli, et maksuda kätte, ta ütles, et vaata, et meil on prioriteedid. Prioriteet on täna Hormuzi väin ja kogu see laheriigid ja kui meil on see on lahendatud, siis me võtame selle Iisraeli ja Liibanoni ette. Ehk siis, et nii palju kui mina aru saan sellest ja sellest situatsioonist tean, et seal on praegu jälgitakse mängu ja kui on õige aeg, siis tulevad ka löögid, kui juudid sealt jalga ei lase. Aga ma arvan, et nad lasevad jalga sealt. Ja vaata veel üks asi, mis peaks inimesed teadma, enne kui te seda Iisraeli juurde toetate, on ka nendel konstitutsioon, kus ei ole piire määratletud. Ehk siis, et nemad arvavad, et nemad võivad teha, mis nemad tahavad, midagi ei juhtu. Ja ärme unustame seda, et 1920 algasid viimased programmid Poolas ja meil on aasta täna 26, ja ehk siis 100 aastat ja iga 100 aasta tagant on nende nagu kuidagi neile nagu kättemaks toimunud ja ma arvan, et praegu sätib küll niimoodi, et et järjest vähem ja vähem maid meie muidugi oleme veel vähesed, kes siis toetavad
sigadust, mis seal toimub, et ülejäänud maad kas katkestavad diplomaatilised suhted või on väga jäised ja külmad nende vastu, sest et see aeg läheb ja meie ettenähtud aega on otsa saamas, aga ma küsin veel ühe küsimuse. Eile teatas Eesti meedia, et iraanlased on lubanud Trumpi maha tappa ja ma ise kuulsin, kui ütles, et ta on sõjaväele käsu andnud, siis hävitatakse terve Iraan. No vaata, nad ju ise tapsid ära kogu Iraani juhtkonna ja nii mitu korda, et mis sa siis nagu arvad, et siis inimesed ei tunne seda, et kuule, sina võtad omale õiguse sellega ära tappa, et siis sind ei ole õigus ära tappa kellegi teisel poolel või. No vaata, see on inimeste nõudmine, mitte valitsuse seisukoht ja kõik see kokku on üks suur propaganda, et Trumpile jälle seda tähelepanu tõmmata, et mina ütlen sulle seda, et iraanlased, et nad Trumpi ära tahavad tappa kindlasti, aga ma arvan, see ei ole nende prioriteet üks. Et neil on nagu prioriteet üks on praegu lõpetada see sõda, et oma inimestelegi need sanktsioonid ja oma rahad Ameerikas kätte saada. Ärme unusta, neil on ju mitmed sajad miljardid, mis on lihtsalt nende käest ära varastatud, ära võetud ja öeldud, et nagu meie omad võtsid venelaste raha ära. Ja mis te vaata, Toomas, mis on nagu siin see probleem, jah. Probleem on selles, et Ameerika dollar ja meie see euro püsivad ju usaldusel. Ja kui sa võtad kellegi raha ära ja keegi su võlakirju enam ei osta, ju iga inimene Indoneesiast, Malaisiast või ma ei tea, Kambodžast või Vietnamist vaatab, et et läksid venelastega või läksid iranlastega suusad risti, te lihtsalt võtate asjad ära, et kas siis on nagu mõistlik seal nagu oma raha hoidust, võib-olla ühed üks päev suusad risti, siis öeldakse ka, et me võtame su raha lihtsalt ära. Ja see on nagu usalduse küsimus. Ja mis on nüüd Hiina teinud? Hiina on teinud oma RMB siis juaani kullastandarditele ja nüüd nad ju 6 aega tagasi ütlesid, et nad hakkavad intressi maksma. Ehk siis, et Toomas, maailm muutub meeletu kiirusega. Ja jällegi, mis mina nagu tahaks, et meil oleks Eestis võimekad inimesed, kes oskavad seda poliitilist ja geopoliitilist olukorda ära kasutada meile, eestlastele kõige paremal viisil. Küll aga on meil üks kamp haledaid lakeid, kellel on nina pruun, ameeriklaste taguossa, juuti taguossa musitamisest ja meil ei tule sealt mitte midagi head. Ehk siis, et meie majandus jätkub kokkukukkumist ja vähenemist ja vaesust ainult kasvab, see on, mida mina näen. See olla kõik teisiti. Aga aitäh sulle, hea Andrus, ja mis kõige tähtsam, sa tegid meile palju asju selgemaks ja aitäh ja ilusat jätkuvat suve sulle ja su perele. Aitäh, Toomas, sulle ka ja veel korra, et ma olen alati öelnud, et ma ei ole mingi ainuke tõekulutud, kui kellegi on argumenteeritud vastuväited ja faktid alati nõus oma seisukohti muutma, siia ma lihtsalt näinud ei ole ja Toomas on hea, et sa mulle ikka aeg-ajalt räägid, mis Eestis toimub ja sunnid mind sellega koos silma peal hoidmas, muidu ja aitäh sulle selles aastas, ma arvan, et inimestel on see väga vajalik ka kuulata natuke teistsugust selle lähenemist, mitte visakoori lugu, kuidas kõik on jube tore ja Ameerikas on väga ausad ja demokraatlikud ja seadusikuulelikud ja kõike teiste kolmand. Okei, Toomas, aitäh sulle! Toomas Pauri autorisaade.